tahaksime teid kõiki näha Eesti Tantrafestivalil 2024. Millal meil on festival? 4.–7. juuli. Jälle juulis. Jälle juulis. Kas teate, miks kõik festivalid on juulis? Sellepärast, et juuli on suvekuu, ainus suvekuu Eestis. Siis ei pea kandma käpikuid ja mütse ja me mõtlesime, et me tahame teile seda pakkuda. Vahel saab isegi varbad väljaks võtta. Aga isegi siis, kui on natukene jahedamaid hetki, siis Eesti Tantrafestivalil on Graniitvillas selline võimas spa ja saunaala, et isegi kõige külmakartlikemal on kogu aeg soe. Aga tegelikult on meil diil kokku lepitud, et ilm tuleb viimase peal hea, just selline mõnus, et sa saad ennast nautida, kõndida paljalt ja paljajalu mööda platsi ringi ja tunda ennast tõelises Eesti suves tõeliselt heas seltskonnas. Aga mulle tuli tegelikult idee, et see saunaala on ka siis hea, vaata, kui emotsioonid keevad üle ja sa tunned, et sa tahad maandust, et siis sa lähed, hüppad sinna basseini ja ujud seal vee all ja teed ühe korraliku sauna ka ja siis jätkad festivaliga. See on selline hea koht, kus käia ka ennast maandama. Jaa, aga kus need emotsioonid üldse tulevad? Need on igasugu ägedaid workshoppe ja töötubasid tulemas. Jaa. Eesti õpetajad ja üle laia ilma erinevad õpetajad, kes nagu tõeliselt oskavad sulle peale keerata. Et me rääkisime eelmine aasta, et me tahame pakkuda teile parimat kvaliteeti. Ja seda me teeme. Ja uskuge meid, seda me oleme praegu siiamaani üritanud pusida ja nüüd paari kuu pärast te seda kõike saate kogeda. Jaa, töötoad on nii teoreetilistest loengutest alates kui ka ülipraktiliselt hands-on töötubadena, kus sa tõesti tunned, et energiad liiguvad ja emotsioonid vabanevad ja plokid, mis on juba lapsepõlves sisse kirjutatud, tulevad esile, et sa saaksid neist vabaks. Aga arvesta, et juba 16. mai lõpeb sooduspileti müük ära, et siis läheb pilet veelgi kallimaks, sest et me tahame juba teada, kes on meile festivalile tulemas. Nii et kui sa oled teinud plaani, kui sa oled siin käinud või tuled esimest korda, siis pane need kuupäevad endal kinni ja tee see pileti sissemakse, ainult sissemakse, ennem 16. maid ära. Siis sa oled meil juba listis sees ja sa saad järgmist infot festivali. Ja loomulikult sa ei pea tulema siia üksi, võta kaasa oma sõbrad, tuttavad, töökaaslased või mis iganes, sellepärast, et kui sa tuled tiimiga, siis see tiimi energia loob, toetab sind igal hetkel ja sa kindlasti ei pea kartma seda, et mida nad mõtlevad, et kui keegi mind siin näeb, siis nad kõik tulevad seal täpselt sama asja pärast. Nii et pundiga on veel ägedam kui üksi tulla. Punt ei ole, tule üksinda. Aga Kristiina, miks naised peavad tulema Eesti Tantrafestivalile? No ma töötan palju naistega ja ma näen seda, kuidas naised aeg-ajalt kipuvad ennast sellisesse tormlemisse ära kaotama, et Tantrafestivalil mitte ainult naistele me ei paku lõdvestumist, vaid kõigile loomulikult, aga see on kindlasti see koht, kus leidub palju ka naistele suunatud infot, töötubasid, et sa saad kümmelda sellises terves naiselikus energias, kus ollakse õed omavahel ja kasvatame seda mõnusat maagiat, mis meis on. Igor, aga miks mehed peaksid tulema Tantrafestivalile? No kõigepealt on see hea koht omale hea kaaslase leidmiseks, sest et siia tulevad Kosjakontor. Kvaliteetnaised, kes hoolitsevad oma keha ja tervise eest ja kellel ei ole halbu harjumusi. Et see on nagu esimene boonus, mis nad siit saavad. Teiseks nad saavad kohtuda selliste õpetajatega, kellega jätkata edasi oma enesearengu teed ka peale festivali. Ja tulla ka natukene nagu vaadata, kuhu sa oled kasvanud, sest et need mehed, kes käivad minu vastuvõttudel või minu laagrites, nad näevad endaga palju vaeva, aga nad näevad ka tulemust. Ja tulles siia festivalile, võib-olla see, kes eelmine aasta oli alles algaja, nüüd on ta käinud meiega seal baalil või tulnud minu surmalaagrisse ja nüüd ta tuleb siia, wow, milline mees ma olen. Et see on hea tunne. Ja samas üks pool, mis mina väga siin Eesti Tantrafestivalil naudin, et meil on ka sellist vaba aega, mis on väga lahedasti sisustatud, et ei ole kogu aeg, et sa pead mingit tööd tegema ja hindama ennast, et kus ma olen ja mis ma olen, vaid vastupidi, sa saad rõõmustada, nautida ägedaid etteasteid, mis me teie jaoks spetsiaalselt siin terve aasta aega sisuliselt me paneme kokku seda programmi, et kõike selleks, et sa saad ka niisama ennast hästi tunda. Bella, aga kui me oleme
aga kui ma olen näiteks oma partneriga koos olnud võib-olla juba, ma ei tea, 50 või 25 aastat, eks ju, no miks ma peaksin nagu selle partneriga tulema siia tantrafestivalile, me tunneme üksteist läbi ja lõhki, ma olen talle näinud igas asendist ja alt kui pealt poolt, et miks tulla oma püsipartneriga tantrafestivalile, mis see võiks sellele suhtele juurde anda? oi, see annab su kõigile suhetele juurde, igal tasandil, eriti paarisuhtele ja eelmine aasta just tulid paarid jagama, et aitäh, et te olite ka suunanud festivali paaridele, sest meie paarisuhte päästis Eesti Tantrafestival. See annab sulle uusi tehnikaid, uusi enesearengu võimalusi, kommunikatsioonivahendeid, kuidas kriisidest välja tulla ja samamoodi sa näed oma partnerit täiesti uuest küljest, et see toob kindlasti suhtesse särtsu ja sära ja uudsus, nii et kõik paarid tulge Eesti Tantrafestivalile, et ja uskuge mind, teie paarisuhe läheb täiesti uuele tasemele. Aga Igor, kui mul näiteks on nii uus suhe, et me olemegi võib-olla 3 kuud koos olnud ja see särtsu ja sära ja seda on kogu aeg meie suhtes hästi palju, miks ma siis peaksin oma paarilisega tulema festivalile? No esiteks see on üks parimaid teite, mis sa saad välja mõelda oma kaaslasele. Et selle asemel, et minna kuskile spaasse või nädalaks ajaks Türki, tuled siia, koged nagu nii võimsaid elamusi üheskoos ja tead, see selline ühine elamus, see liidab väga sügaval tasandil. Emotsionaalselt, kui me kogeme väga võimsaid emotsioone, kujuta ette, kui sa oled kellegiga näiteks sattunud mingisuguse õnnetusse elus, siis see inimene jääb sul elu lõpuni meelde. Miks ta jääb? Sest see emotsioon, mida te jagate sel hetkel, on nii tugev. Ja siin sa saad neid tugevaid emotsioone kogeda, kui te selleks valmis olete. Ja samas võite ka rahulikult võtta, lähete siin kuskile, me teeme puude alla mõnusad pesad, saate seal chillida, võtate kohvikust omale teed ja lihtsalt muhelete üksteise kaisus, et ka see on täiesti okei, et ei pea siin kõigis töötubades kaasa kargama. Ja minu arust on juba see ka mõnus, et sa tuled siia, nutitelefoni jätad autosse, teed nutipaastu, sa tõused hommikul üles, lõunal lähed välja ja sul on söögid olemas, sa ei pea muretsema. 3 korda päevas. Just, vegan toit, taimetoit, kvaliteetne toit. Et minu arust on juba see tegelikult puhkus, et sa saad nagu unustada selle hoolitseb sinu eest, jaa. Ja siis vaatad, sul on valik. Okei, kas ma tahan minna sinna töötuppa või sinna loengusse. Vähemalt 3 töötuba korraga, paralleelselt. Või ma tahan lihtsalt saunaalal võrkkiiges lamada ja oma partneriga kallistada. Või mõne uue tuttavaga Just. midagi põnevat rääkida. Et meie tahame luua sulle sellise konteineri või koha, kus sa saad kõike seda turvaliselt proovida. Räägitakse lahti kõik reeglid, kuidas me kõik siin ühiselt toimime, heas mõttes, et kõigil oleks turvaline mõnus olla. Ja kui kõik on selge, siis tegelikult ongi koht loominguks ja kogemiseks ja mõnusateks emotsioonideks ja seda kõike me soovime teile kallid külalised ja uued ja vanad pakkuda. Nii et meie oleme igal juhul täiesti valmis teiega kohtumiseks ja Eesti Tantrafestival 2024 loomiseks. 4.–7. juuli. Laitse Graniitvillas, imeline koht. Ja oled väga oodatud. Kohtume siin Laitses. Ja tõesti see koht on imeline. Need, kes on siin käinud, et teavad, et see on Tauno Kangro oma isiklik kodu, kus ta ka elab ja mingis mõttes see ei ole nagu pioneerilaager, kus me läheme ja lihtsalt oleme, vaid keegi avab oma kodu ukse, et me saame osa tema sellest hõngust siin. Nii et me kohtume Tauno Kangro kodus Laitse Graniitvillas ja olemegi üks suur pere siin need 4 päeva. Kohtumiseni. Kohtumiseni.